millest me räägime? No üks plaan oli rääkida sellest elu eesmärgist või? Aga ma olen teisel lainel kehateemadel jälle. Või Räägi, mis just toimub siis selle haiguse ajal. Ei, tegelikult on väga mõnus on, nagu paha, et nagu halb olla, aga samas see viib nii lähedale enda kehaga. Hästi hea kontakt on ja siuke, tervendav tunne. Mina haigust ei karda. See on positiivne. Inimesed kardavad, aga tegelikult see kehal ongi seda vaja ju. Ja. Eks üks teema, millest me võiks rääkida ongi, ma arvan, see siis, ma ei tea, kui palju me toortoidust oleme rääkida, eks jah, see on praegu. Ma mäletan, kui olin selle 60-päevase mahlapaastu peal esimest korda nii pikalt, siis ma jäin ka mingi 50 päeva vist olin juba paastul olnud. Siis jäin järsku haigeks niimoodi, et palavik tuli üle 39. Hästi suur nohu tuli ja enesetunne oli hästi halb. Ja siis perekond muretses täiega, et ma olen ennast haigeks paastunud. Aga tegelikult ma jätkasin paastuga ikkagi edasi, haiguse ajal ka. Ma teadsin, et see haigus on tulnud nagu tervendama mind, et selline kõrge palavik põletab organismis kõik halva ära ja kui see nohu oli mul hästi võimas nohu oli mul. Mul polegi sellist nohu varem olnud. Ma olin varem tegelikult kogu aeg põsskoopapõletikud ja siis selline tunne nagu ma oleksin selle põsskoopapõletiku jäädavalt endast välja nuusanud. Ja siis ma olin vist mingi nagu 5-6 päeva oli päris halb olla ja siis läks see mööda ja siiamaani minu meelest ma ei ole eriliselt nagu haigeks jäänud nii hullusti mitte kui nüüd see viimane kord. Et päris huvitav kogemus oli see, aga haigust ei tohi karta, et see on tervendav. Ja, selle protsessi peab lihtsalt läbi tegema. Mitte vastu võitlema, nii nagu inimesed teevad. Kohe rutavad kohe mingi ravi järele. Ja, just. See on nagu paha. Juba linnas ma tunnen, et need gaasid, mis on õhus, isegi need peavad kuidagi ju välja tulema. Ja siis ongi paljudel linad vesised. Aga siis pannakse need kraanid kinni mingisuguse ravimiga ja siis ongi inimesed surevad noorelt. Süüakse saia ja piima. Kelloksid topitakse näkku endale. See on nagu mingi vana müüt, et kui haige oled, siis pead sööma, vaata. Ma ei tea, filmides näidatakse ka seda tihti. Kanapuljandit. Jah, keegi on nõrk ja siis, oi, sa pead sööma. Sul ei ole söögiisu, mis mõttes, pead sööma. Jah, vanaema teeb kanasuppi ja kõik on jälle korras tema silmis. Et keha ütleb, et sööki ei taha, aga lihtsalt surutakse seda sisse. See ongi, et me ei oska oma keha kuulata ja ma ei tea, mingi uskumist järgi elame. Jah. Aga jah, minu arust on haigus hästi positiivne ja seda on tunda ka, kui sa lõpetad vastu võitlemise ja lihtsalt nagu oled sellega. See tegelikult on väga mõnus. Ma ei tea, kuidagi tunnen nagu vibratsioon nagu tõuseb, et see nagu viib kontakti enda keha. Hästi mõnus tunne olla. Ja kui pead olema näiteks terve päev kas või voodis ja siis vaata ei saa midagi muud ka teha, oled lihtsalt ise endaga ja see mõjutab palju. See viib edasi. Ja just teadlik olles ka isegi söömisega, et lihtsalt sööd ja tunned, mis sa endasse paned. Või siis kui oled haige ja midagi ei saa teha, siis ka oled ise endaga. Nii see on. Jah, ma tunnen ka, et isegi kui ma haiguse ajal midagi ei tee, siis sellest on palju rohkem kasu, kui ma ei tea, lihtsalt rapsida. Vaatad Facebooki. Mängida mänge ja mida iganes.
see mitte midagi tegemine on, jah, mõnikord on väga oluline. Ja kui tuleb see tervenemiskriis, siis eks keha panebki sind sundolukorda, et sa, sul ei ole energiat ja, sa ei suuda midagi teha, et siis sa peadki olema ise endaga ja mõtlema elu järele. Jaa. Mul ema on selline, et tema ei saa haige olla. Ta ütleb, et ta ei saa lubada endale haige olemist, sellepärast, et kogu aeg on vaja mingit tööd teha või see on haige olemine nagu aja raiskamine tema meelest ja siis ta võtab tablette ja antibiootikume, et ruttu nagu jalgadele saada, kui tegelikult ta surub lihtsalt selle haiguse maha enda sees ja siis tal tuleb jälle natukese aja pärast haigust ja jälle sööb tablette ja see haigus saab kogu tihemini tagasi, sellepärast keha tahab selle läbi põdeda, aga inimesed ei lase kehal toimetada ja siis nad sunnivad keha sellisesse olukorda, et keha nagu natuke kuulab sõna ja siis ta hakkab mässama ja jälle toob haiguse välja. Ja üldse nagu inimestel on selline arvamus, et kui sa mitte midagi ei tee, siis oled laisk ja kui tegelikult inimesed peaksid oskama laiselda, sellepärast et sellel ajal sa mõtled rohkem nagu enda vaimsete asjade peale ja selle peale, kus suunas sa areneda võiksid ja. Aga kui me oleme kogu tööga hõivatud ja kogu selliste tavaliste asjadega hõivatud, siis meil ei olegi aega mõelda selle peale. Me teenime seda ühiskonda, sest meie ema tegi seda ja meie isa tegi seda ja meie vanaema ja vanaisa ja nii edasi. Ja see on nii tavaline, et nad ei näegi nagu seda pilti laiemalt, vaid lihtsalt näevad seda rada, mida on ette tallatud. Sellest on kahju küll, et nii on. Ja õnneks saab seda muuta. Päris palju huvitavaid mõtteid. Jaa, nii palju on seda allasurumist ja argust, et ei julgeta oma samme teha. Ja eks endalgi tekivad vahest kaotused, et kas ikka peaks nii tegema, et kõik mõjutavad. Üritavad mõjutada oma hirmudega. Jah. Samas, kui teed õigeid asju, siis kõik hakkab nagu sujuma. Nii see on, jah. Eriti, kui sa vead nagu ise endaks, teed seda, mida sa tunned, et on õige ja mida su hing ja süda ihkab, siis isegi teised ei suuda sind hirmutada. Kuigi eks ikka vahest on nii, et hakkad mõtlema, et kas on ikka õige ja kas nii äkki peaks ikka kuulama, mida teised kas nii tohib teha? Jah. Äkki peaks kuulama, mida teised ütlevad ja et äkki nad on targemad või paremad või kogenenumad. aga samas see oli nagu nende tee ja nemad said ise nii oma kogemused ja omad hirmud. Eks igaüks peab need ka ise saama. Et kõik ei lähe alati nii, nagu näiteks ma ei tea, minu ema elas niimoodi, see ei tähenda, et mina oma elu nii elan. Et sul on õigus valida nii, kuidas sa tahad ja soovid. Ja eks see on ka päris võimas tunne, kui sa ise aktsepteerid inimesi sellistena, nagu nad on ja nende sellist elu, nagu nad on osanud elada. Ja on hea tunne ka, kui sinu valikuid aktsepteeritakse ja lastakse sul saada oma kogemusi. Jah, see on üks suur õppeprotsess. Kui ma toortoiduga alustasin, siis alguses oli ka päris palju konflikte ja hirmusid ja läksin närvi kergelt ja seletada teistele, et mis see õige on, aga siis aja jooksul ma õppisin ka kõike aktsepteerima ja see andiski mulle võimaluse aktsepteerida teisi ja väga palju on muutunud nüüd. Ja, see on suur asi, kui sellist asja teha suudab. Et nii võikski olla, et kõik saavad täpselt teha seda, mida nad tahavad. Nad saavad olla, vaata, nemad ise. Ja koos kõik oleme mina ise ja siis aktsepteerime üksteist. See oleks super. Sellest ma hakkan ka järjest vähem aru saama, et kuidas nagu saab niimoodi, et iseennast peetakse kõige paremaks ja enda arvamusi ja enda ideid, eluvaateid peetakse nagu teistest tähtsamaks. Jah.
see on jah, tüüpiline kohati jah, kus inimesed on tegelikult ainult näevad asju ainult oma mätta otsast. Et ja kõik muu on nagu, mis ei kuulu tema mättaga ühte, seda ei aktsepteerita, see on vale, see ei ole võimalik, nii ei tohi. Et see on nii tüüpiline jah. Ja need on need sisemised hirmud inimestel ja mõnel on väga suur hirm see. Kui ta üldse midagi erinevat kuuleb, siis ta kohe, ta läheb nii kuidagi närvi või mul näiteks üks vendadest on selline, et kui ta midagi uut kuuleb, et keegi arvab midagi teisiti või ma ei tea, siis ta kohe nägu läheb jumala krimpsu. Tekib siuke imelik, et mis mõttes see on tegelikult enesepiinamine, et see on nii raske on elada niimoodi. On küll jah. Minu elus on just olnud see, et kus ma olen soovinud toodud, et mind aktsepteeritakse, minu elu aktsepteeritakse. Millegi pärast on jah, olnud sellised õppetunde, kus ma olen pidanud nagu võitlema selle eest, et jääda nagu iseendaks ja mitte kartma ja lihtsalt nagu mitte kuulama alati kõike, alati sa võid kuulata seda aga sa ei pea nagu, sul ei ole kohustus selle järgi tegutseda. See on lihtsalt sulle teadmiseks. Sa võtad sealt, mis sa arvad, et sulle on sobilik selle inimese jutust. Ja siis paned ainult selle enda jaoks niimoodi tööle. Ja vahest on sul valik, et sa ei pea üldse nagu tegutsema just nii, nagu tema tahab ja kõik oleneb. Kõige tähtsam on jah, et kui sa iseendaks jääd. Nii kui sa iseenda ära kaotad, nii hakkab kõik allamäge minema. Minul vähemalt oli küll nii. Ja see, kui sa oled iseenda leidnud, siis on küll selline tunne, nagu oleksid kodu jõudnud. Kõik nii vaiksed. Võtab mõtlema jah. See ongi tegelikult enese petmine, kui sa teed asju nii, nagu teised ütlevad või nagu mingi õpetus ütleb, mis iganes. Kui sa hakkad iseennast kuulama ja tegema nii, nagu sa heaks arvad, siis võib-olla sa kukud alguses, aga läbi nende kukkumiste sa õpid nii palju ja läbi selle sa leiad oma tee. Just ongi. Ja kõik läheb nagu paika järjest. Jah. Sa võid ju elada nii, et sa teed täpselt nii, et öeldakse, et õpi teiste vigadest. Et see on mingis mõttes on see õige muidugi teatud valdkondades, aga üldse on niimoodi, et siis sa oleksid nagu hirmus, sellepärast, et teised sul on öelnud, et minul juhtus nii ja sinul juhtub ka raudselt nii, et ära sina nii tee. Ja siis eladki nagu sa väldid nagu teiste kogemusi ja kui sa niimoodi eladki terve elu, siis ei julge majastki välja minna, ei julge üldse mitte midagi teha. Mäletan, mu ema ütles, mu isa uppus, kui ma olin väikene. Ja ema ei oska mul üldse ujuda. Ja ta nagu kardab ka vist natuke vett. Ja siis ta ütles mu vennale, kunagi juba väiksena, et ära ujuma mine, et su isa uppus ja et suuga võib ka niimoodi juhtuda. Ja mu vend on nüüd 28 ja ta ei julge minna vette kuni põlvis saadik vist ainult. Ta täiesti nagu, ükskord läks tal vesi kõrva, ta läks nagu täiesti endast välja sellest. Mis muidugi naljakas oli vaadata seda, aga samas oli see ka hirmus ja kurb, sellepärast, et ta on põhimõtteliselt nagu nii võõrdunud ära nii toredast asjast nagu vesi, suviti ennast, ma ei tea, käia ujumas. Ta lihtsalt nii suure hirmuga elab, et äkki ta upub ära. Ja sellepärast ta ei oska ka ujuda. Ja see on tegelikult, see oli isa õnnetus oli see, isa uppus jah nii. Aga see ei tähenda, et mu vend niimoodi upub. Või üldse keegi. Meie pärast ei pruugi enam keegi uppuda. Meil on isegi valik, kuidas me surra tahame. Jah, niimoodi me lapsepõlvest tulevadki need põhilised hirmud. Vanemad on päris suur vastutus ikkagi. Just teha lapselu kergeks või raskeks. Ega mul oli sama asi kunagi, kui ma autole jäin. Ja siiamaani on siukene tunne sees, kui ma üle autotee lähen. Aga see ei ole selline enam, nagu ta oli, ütleme 5 aastat tagasi.
Et ma olen nagu aru saanud, mis asi see on. Ja ta ei juhi enam mind niimoodi. Eks on ettevaatlikuks teinud küll, aga ettevaatlikkus on hea asi tegelikult. Muidugi. Mõnikord see tuleb kasuks, jah. Mul on ka autoga, olen kaotanud juhitavuse ja pärast seda sündmust oli hästi hirmus, et tegi mind liiga ettevaatlikuks või see segas mul nagu sõitmist, aga samas mingi ettevaatlikkus tuli kasuks, et ei pannud ennast enam nii suurde ohtu või ei üle hinnanud neid võimeid. Kõik peab olema tasakaalus. Eks ta ole, jah. Hirmust tuleb võtta see, milleks ta on, et õppetunnid tuleb võtta vastu, aga ei tasu lasta tal kontrollida oma elu. Ega hirmud ongi ju need, mis tegelikult õpetavad. Ja üldse siuksed negatiivsed asjad. Kui oleks kõik lilled ja kirkad värvid, siis ei õpiks me nii palju, kui meil praegu võimalus on selleks. Ja, nii see on. Eks inimesele on antud hirmu tunda ikkagi ka põhjusega. Kõik emotsioonid on tegelikult inimesele vajalikud. See on ka, ei ole õige, et inimesed ei suuda tegelikult 100% kogu aeg ainult positiivsed ka olla. See on tegelikult mõnus vaheldus tunda erinevaid emotsioone. Muidugi teine asi see, kuidas sa nendega toime tuled, et see on nagu see teine kunst. Sa saad kõike tunnetada ja kõigis emotsioonides olla, aga sa ei tohi lasta neil nagu ennast valitseda. Et sina oled ikkagi, kui sa teadlikult suhtud kõigesse, siis võid vabalt kõike tunda. Teadlikkus on tegelikult päris suur asi. Teadmatuses ei oska mitte midagi teha. Just, see on ka kõige maagilisem asi, mida ma olen oma elust õppinud. Et teadlikkusega on kõik nii lihtne. Ja vaja hirmusega võidelda nende emotsioonide vastu või mingite kogemuste vastu, lihtsalt tunnetad läbi ja sa ei ole nendest nagu sõltuv. Need emotsioonid ja mõtted ei ole sina. Ja just. Ega me võtame ju pidevalt üles teiste inimeste mõtteid ja need asjad, mida me tunneme, kui me kuskil käime või kuskil oleme, kohvikus oleme või mis iganes. Igalt poolt tuleb neid mõtteid ja asju ja tihti mõtleme, et äkki, me mõtleme neid mõtteid, aga tegelikult ei mõtle. Sellepärast ongi metsas hea olla, sest seal pole ühtegi segavat asju. Oled ainult iseendaga. Nii see on, jah. Kui sa tahad teada, mida sa tegelikult mõtled. Jah, oled looduses ja võib tulla selliseid huvitavaid asju sinu seest välja, mida sa ei teadnudki, et sul on. Hakkad maailma hoopis teistpidi äkki nägema või teise nurga alt. Tunnetad kindlasti ka palju paremini kõike. Või siis igatsed teiste inimeste mõtteid ja tuled linna tagasi. Jah, see ka võimalus. Jah, see kõik on läbi põimunud. Ja siin saabki teha seda, et ise hakata mõtlema asju, mida sa tahad mõelda. Ja läbi selle hakkavad teised ka teistmoodi tegutsema. Nii et see on hea plaan, kuidas valitseda maailma. Väga huvitav, jah? Inimkond suudab oma mõttega nii palju ära teha, nii palju korda saata. Maakera ju põhimõtteliselt elabki sellest, kuidas meie mõtleme. Need katastroofid ja need, see on nagu maakera elaks ka neid emotsioone läbi. Et kui inimene ka hoiab kõike endas kogu aeg ja siis ükskord purskab ja vihastab kõik kellegi peale välja või teeb midagi täiesti õudset ja senikaua kui inimeste sees ei ole rahu, senikaua ei saa ka maa peal olema sellist rahu. Maakera ka väljendab oma emotsioone niimoodi, et tulevad need katastroofid ja inimesed kutsuvad ise esile seda, ise nad ei teagi seda. See ongi see, et inimkond saab olla kas massirelv või armastus. Massiarmastus. Massiarmastus. Massiarmastusrelvad, jah. Ägedad relvad. Jah. Kõik on omavahel seotud. Nii nagu sees, nii ka väljas. Jah, see on väga vana tarkus, mis on nii lihtne, et inimesed ei usu seda. Et nii nagu on su sisemaailm, on ka su välimaailm. Jah, nii see on. Kõik peegeldab. Kui sa tegeled pettustega, siis on ka su elus palju inimesi, kes tegelevad pettustega.
ja kes tahavad sind petta ja nii edasi. Tegelikult nii loogiline asi, aga jah, kui inimene ei ole veel oma sisse vaadanud, siis ta ei saa aru sellest. Kõik tundub, et keegi teine on süüdi. Jah, et me oleme justkui eraldatud välismaailmast ja tuleb seda maailma karta ja sellest uskumusest saavadki kõik muud hädad algust. Kuskil ma lugesin, et mitte viha ei hävita maailma, vaid hirm hävitab maailma. Üks viha on ju ka üks hirmu vorme. Jah. Hirm ja armastus. Ainsad 2 valikut, mis meil on. Jah. Ega tegelikult ongi ju need, kellel on suured trumkaardid käes. Need kardavad neid kaotada. Ja need kardavad inimesi. Sellepärast nad mõtlevad igast nii-öelda mänge välja meediasse ja mujale. Ja samas meil on tavalised inimesed, kes kardavad iseennast. Ja. Et ongi hirm. Ei saa need inimesed, kes iseennast armastavad ja vaikselt muudavad seda kõik. Ja. See on täitsa lahe tunne, kui sa iseennast armastad. Jah, mõne inimese jaoks täielik utoopia. Lapsepõlves tunneme seda kõik, ma arvan. Vähemalt kindlasti päris alguses enne igasuguseid programme. Aga jah, kui suureks kasvame, siis me õpime ennast mitte armastama tegelikult. Võõrdume ära sellest, jah? See on nii loomulik. See armastus ongi see, milles kõik koosneb tegelikult. Ja palju räägitakse armastuse õppimisest, enesearmastamise õppimisest, aga tegelikult see tuleb siis, kui kõik üleliigne ära võtta. See on inimese loomulik seisund. Jah, inimesed maksavad 1000, et käia kuskil workshopidel, kuidas õppida ennast armastama. Ja samas, kui see workshop läbi saab, siis hakatakse mõtlema, et kuidas ma seda saan ja kuidas ma nüüd selle võla ära maksan ja hakatakse igasuguseid asju mõtlema, et keda ma nüüd vihkan ja keda ma armastan ja et niimoodi see asi ei saagi töötada. Kui sa hoiad vanast kinni niimoodi või kui sa lased hetke reaalsusel ennast juhtida. Jaa, see on naljakas tõesti, kuidas tegelikult vaimne maailm või see spirituaalne siis, see on ju ka tegelikult, sa pead ka ikka väga vaatama, et on palju, kes on raha peal väljas ja praegu on see vaimsus ja spirituaalsus väga moes. See näitab seda, et maailm liigub sinna poole. Aga eks on ka neid ärimehi ja kohe need firmad puntis, kes tahavad sealt oma kasu lõigata. Ja siis peab ka ikka väga vaatama, et kuskile auku ei astuks. On küll jah, neid palju hea jutu rääkijaid, et me oleme kõik üks, me armastame üksteist. Ja palun makske mulle nüüd raha. Ja nii see on jah, et vahepeal ma naeran ka, et kuidas on igasugused koolitused, et kuidas õieti hingata, kuidas õieti süüa, kuidas ennast armastada, kuidas, ma ei tea, mida iganes teha. Kuidas lapse mähkmeid vahetada 200 lehekülge. Et see on ikka inimesele nii loomulikud asjad ja see on ka huvitav, et neid asju näiteks ei õpetata koolis, mis tegelikult võiks juba ju koolis siis õpetada, kui inimene nagu nii täiskasvanu eas hakkab otsima sellist väljundit või sellist abi endale. Aga koolis õpetatakse meile hoopis mitte vajalikku, siis kui me lähme oma ellu suundume, et siis nüüd selle kooliteadmisega hakkama saada, siis me ei saa kuidagi sellega hakkama, sest see ei anna meile seda, mida me hing ja süda tegelikult tahavad. Ja siis me oleme hädas ja depressioonis, me ei oska toime tulla eluraskustega, sest me näeme ainult seda, et me peame pangalaenu maksma, maja remontima, autoliisingut maksma, kõike seda. Ja siis, kui lõpuks meist tuleb see teadmine, et me nüüd tahame midagi muud, me tahame seda, mida tegelikult keha ja meie hing on kogu aeg tahtnud, mida me oleme alla surunud. Ja siis me ei oskagi teha mitte midagi. Ja siis ongi need koolitused tulnud. Aga samas, kui kõik vastused peituvad tegelikult inimese enda sees, kui tegelikult me võtaks tõesti nagu selle rahu ja puhkuse ja loeks mõne raamatu, mis aitaks meid suunata nagu selle õige tee otsa peale, siis ega rohkem ei olegi vaja kui sind ennast.
ja oleks tore muidugi ümbritseda ennast Eesti inimestega, kes sind nagu toetavad sellel teel, aga lõputult pole ka tõesti mõtet nendel koolitustel käia, et see lihtsalt lõpuks on ja hakkab see väga rahakoti peale. Siis pead juba laenu võtma, et spirituaalseks saada. Jah. Eks see on suur suke õppimine, et tihti me peamegi lõputult otsima, et lõpuks avastada, et kõik on meie sees juba olemas olnud. Jaa. Ma arvan, et nii igasugused raamatud on ka omal kohal. Ei, muidugi on. Jah. Et teiste kogemused ja sellised on alati hästi tore lugeda. Ja raamat on tegelikult palju odavam kui näiteks mingisugune koolitus. Et ja tahtsin midagi öelda, mul läks nüüd meelest. Mul läkski meelest ära. Mul meelde tules, ma ütlen. Ma arvan, et need on kõik sellised teeviidad. Mingisugused vihjed. Jah, ja need tulevad alati õigel ajal. Ma tahtsin seda öelda, et on nii naljakas vahepeal minu jaoks, kuidas kõik asjad, mis su elus nagu annavad selle näiteks kas või toortoitumine või kõik need on nii ulme lihtsad, need on nii tavalised, sa kõnnid iga päev puuviljadest mööda, sul on mingi haigus, sa otsid sellele ravi ja sa kõnnid iga päev ravist mööda poes või üldse, kui sa kõnnid kuskil väljas ja õunad on kuskil või kevadel saab juba kasemahla. Ravi on kogu aeg see ümber nina all täpselt ja sa ei näe seda. Sa ei oska seda hoomata või sa ei oska nagu seda enda jaoks tarvitada ja kui sa saad teada, et see toortoit ongi sinu ravi, siis sa ei suuda nagu olla, ma ei tea, sa oled nii üllatunud, et kuidas see võimalik on, et kuidas nii lihtne asi ja ma ei taipanud seda. Ja see on kõiges minu meelest nii. Näiteks nagu seegi, et vastused on sinu enda sees. No, sa otsid kuskilt midagi ja siis tuleb välja, et sa nagu tegelikult teadsidki seda juba. Et see on nii huvitav. Kõige ilusamad asjad on kõige lihtsamad, jah. Alati meie nina all. Huvitav paradoks. Jah, ei olegi midagi keerulist. Kuigi elu on tehtud nii keeruliseks. Kõik need ravimifirmad ja kõik need ravimid on nii keerulised ja nii mõttetud, aga inimesed usaldavad neid sellepärast, sest keegi tähtsam on öelnud, et see on õige ja nii peab. Kes mina üldse olen selline, et mina tean, mis mul on õige või ei ole. See inimene teab. Mis haridus sul on? Sul pole kõrgharidust. Jah. Mida sa tead? Jah, ma ei tea mitte midagi. Teine inimene teab minust ikka palju rohkem. Jah, neid illusioone. Ega ongi, isegi paljude toitude peal on sellised koostisosad, mida ei häälda välja. Mida ei teagi, mis need on. Mille jaoks need üldse on seal. Ükskõik sööme sisse. Mõttepaus või? Tundub nii. Äkki Madis ei magama. Oleme juba vana inimesed, kes jäävad poole jutu pealt magama. Vanad hinged. Lõug läheb rinda peale ja. No meile on need kõik nii tuttavad ka. Mis asjad? Kõik, millest me räägime. Lihtsalt püüame teisi ka natuke mõtlema panna. Aga ongi see kõik on nii loogiliseks muutunud. See on nii lihtne. See ongi nagu põhiasi, et see on nii lihtne, et inimesed ei usu. Et kuidas saab mingi asi nii lihtne olla, et nagu eluaeg oleks nagu sihukest asju teadnud, aga samas me otsime alati kuskilt mujalt inimestelt, kes on käinud õppimas mingeid asju kuskil USA-s ja mis iganes. Et tegelikult vastused on meis endis ja meie enda ees kogu aeg. Kõik asjad on seotud oma vahel. Kõik probleemid saaks ära lahendada. Karda neid, kellel on paberid. Need, kes teavad seda, need on väga lihtne usaldada. Barjääre inimeste vahel. Mina olen parem. Ma olen parem ja targem ja tea, mis mulle on parim. No ma olen maksnud või ma ei tea, kuulanud
tarkade inimeste juttu õppinud. Ma oskan korrata seda sama juttu, mis nemad mulle ütlesid. Ma olen nii eriline. Inimene ei ole avastanud enda tõelist olemust ja ta ei armasta ennast, siis tal ongi vaja neid illusioone, et kuidagi ennast mõne tunda. Et sellest saab identiteet ja seda hakatakse kaitsma. Kaitstakse sellepärast, et võib-olla tõesti alateadlikult teame, et me oleme õppinud midagi hoopis valet asja. Me peame kaitsma seda. Ja, nii see on. Et teised meie üle ei naeraks. Ja, see on see, kui teiste arvamus läheb sulle korda. Mul ei ole nagu kunagi eriti teiste arvamus korda läinud, aga millegipärast eriti mu võõraste oma igoti üldse. Aga kui on nagu oma pereliikmed, siis nendega on juba nagu raske. Et siis ei taha ju ikka seda tüli pereringi ja siis vahest on nii, et hoiad lihtsalt rohkem nagu enda teada asju, et siis tunned, et ei ole õige aeg rääkida perele kõigest, sellepärast, et kui sa oled sellise tee leidnud, vaimse tee ja siis su areng toimub nii kiiresti, et nad lihtsalt ei mõista seda ja seda ei saagi pahaks neile panna, sellepärast, et igaüks mõistab sel hetkel nii, nagu ta oskab ja aru saab. Ja tegelikult on ju tõsi, et me tegelikult anname kogu aeg igal hetkel endast parima. Lihtsalt sel hetkel oligi see meie parim. Väga ilusasti öeldud. Jaa. Mind pani ka mõtlema. Ja, mõelda on tore. Me meeldib kogu aeg mõelda. Mõtlema peaks just rohkem. Ma tihti sõidan bussiga, siis ma näen. Inimene tuleb bussi, võtab oma telefoni välja, hakkab oma mingisugust puslemängu mängimisel. Ja meil on päris palju neid inimesi, kes teevad kõrvalisi asju. Võtku näiteks raamat kaasa või vaadaku ringi, mis toimub. Võib-olla keegi tuleb bussi äkki teda maja aidata, mis iganes. Ja, see on tõsi küll. Ma sõitsin ka üks päev trammiga ja siis oli vist 6 aega tagasi äkki. Ja siis oli hästi libe, trammipõrandal hästi libe, siis üks vanem naisterahvas kukkus täiesti selili maha seal ja ta õnneks sai ise kohe püsti, aga ega keegi talle nagu appi ka ei tormanud, aga ta oli näost hästi ära ehmunud. Või ükskord ma sõitsin trammiga, siis ma olin seal trammi taga otsas, ei trolliga oli siis, trolli taga otsas olin ja siis mingi peatusest tulid peale mingisugused oli näha, et sellised ärajoonud ja elupõletajad, mees ja naine, et ma arvan, nad elasid seal kuskil Kopli rajoonides või midagi. Ja nad olid nagu, see mees istus nagu seal minu lähedale, siis ma nagu vist naeratasin neile ja nad olid nagu nii, nad vene keeles rääkisid, vene ja eesti keeles segamini, aga nad olid nagu nii hämmingus sellest, et ma nagu neile otsa vaatasin ja naeratasin. Ja siis nad küsisid, julgesid nagu küsida midagi minu käest, siis nad küsisidki, aga nad ütlesid, et ma olen tore tüdruk, ma ütlesin, et aitäh ja ütlesin, et te olete ka täitsa toredad ja siis nagu natuke rääkisime juttu ja siis nad rääkisid, et mitte kunagi mitte keegi ei räägi nendega, sellepärast, et inimesed kardavad neid, sest nad nagu haisevad ja joovad alkoholi aga mina nagu üldse ei mõelnudki selle peale. Ma nagu nägin, et nad on mingid inimesed, kellel on elus hästi raske olnud ja ma tundsin seda, et nad tahaks kogu aeg kõiki aidata ja piisas juba sellest, et sa naeratad inimesele ja ta läks nagu nii elevile sellest. Ja siis ta oli nii hea meel, et temaga räägiti ja siis nad saatsid mind veel ilusti trollist välja ja surusime kätt ja minust oli see väga meeldiv ja tegelikult ei ole üldse palju vaja. Natukene sa ei pea midagi, iga päev natuke naeratad kellegile või ütled mõne hea sõna ja juba sellega muudad ka maailma või üldse inimese elu näiteks. Et ei pea mingit teaduslikke suuri jutte rääkima kuskil. Lihtsalt naerata. Jaa. Naer on nagu nii tervisele kasulik. Miks siis mitte? Seda on lihtsalt mõnikord raskem teha, kui mingit loengut pidada.
on küll, jah. paljud lihtsad asjad on kõige hirmsamad. Eneseavamine. Jah. Aga kõige rohkem mõjutavad, jah. Nii see on. Minu meelest jah, kui sa oled siiras, aktsepteerid kõiki sellistena, nagu nad on, mitte sa ei hoia nina kinni või mingi haisukott tuleb trolli ja sa hoiad nina kinni ja siis klatsid ja räägid, kui jubeda haiseb, kes siuksi inimesi üldse trolli või trammi lubab ja see on minu meelest juba nagu see inimene ei näe haisust kaugemale lihtsalt. No need on need programmid, kuidas me oleme üles kasvanud. Keegi on meile õpetanud, kuidas suhtuda teistesse ja keegi on õpetanud meid sildistama inimesi. Jah. Tavaliselt ongi vanemad need, kes ütlevad, et ära räägi võõrastega ja vaata, seal on kodutu, ära temaga kunagi kontakti loo ja näiteks kui väiksena käime koolis ja lähme koolist koju sõpradega, siis ka mõnel, kellel on niisugune teistsugune kasvatus, hakkavad kohe narrima või loobivad mingisuguste asjadega, et näe, kodutu. Ja sealt see kõik nagu olulise saabki. Ei, see on, jah. Ja mõnes maailma kohas on päris ulme see, et mõnes piirkonnas ikka veel esineb see uskumus, et on olemas mingid nõiad. Ja lugesin mingit artiklit, kus noor kaheaastane laps lihtsalt tal lasti tänaval nälgida, kuna teda peetakse nõiaks. Ja ma lugesin ka seda artiklit. Päris kurb on tegelikult see. See 2-aastane on päris hästi toime tulnud aasta vältel. Et sa oled juba 2, sa pead iseseisev olema, see on kunagi talle ikka tohutu kogemus ja asi, millest rääkida, kui ta kasvab suureks. Päris suur asi. Ja, karm, jah. Aga see näitab, kui madalale me saame langeda oma mõistusesse, oma südame täiesti kinni panna ja lihtsalt uskuda millesse. See on ikka tohutu hirm inimesel loobuda oma lapsest. Sellepärast, et ta usub, et on nõid ja tunda nagu siis selle nõia ees hirmu ja siis loobuda nagu sellest lapsest. Et see on ikka kohutav. See on ikka täielik äärmus. Samas, kui ma lugesin seda artiklit, siis ma nägin, et see laps oli seal täiesti paljas ja söömata ja tal ei olnud riideid, mitte midagi ja siis tuli jälle teine äärmus mulle meelde. Kuidas uusrikkad või linnainimesed lähevad, ostavad. Rasedus on tegelikult ka täielik raha sissetooja. Et laste beebimaailmad ja beebipoed ja need on tohutult igast sellist staffi täis, mis tegelikult lapse jaoks on täiesti mõttetu. Laps ei hooli sellest, tal ei ole sooja ega külma sellest, aga vanemad lähevad, ostavad enda sündimata lastele Nike tossud ja lapsi kõnnigi veel on ja. Või üldse need vankrid ja voodid ja kõik, see on siuke kola tegelikult, mida üldse vaja ei ole. Ja lihtsalt nad ostavad seda sellepärast, et nad on nii elevil, et nad ootavad nüüd last ja et see on igasugused beebikinod ja mis kõik, kus vanemad käivad beebidega kinos ja see on minu jaoks on see nagu täiesti mõttetu. Ma ei saa aru sellest, et miks beebikinod. Jaa, vanemad lähevad oma beebidega kinno ja beebid ei saa arugi, mida nad vaatavad. See on rohkem nagu siuke vanemate lävimine vist. Aga ma ei saa aru, miks lapsed peavad olema seal. See on nagu täiesti selline maailm, et ma siia linnagi tulin. Mina, kes ma olen nagu kasvanud looduse keskel. Loomad ikkagi toimetasid oma asju ise. Siis siin ma näen, kuidas inimeste koertel on seljas mingid roosad sulejoped ja inimesed korjavad nende tagant sitta, siis mul on küll tunne, et seda koerale ei lasta ka nagu koer olla. Isegi loom ei saa olla see, kes ta on. Vaid isegi see võimalus võetakse temalt ära, et ma panen su riidesse nagu Barbi nuku ja korjan su kaka sinna, kus tahad, ma korjan ära selle. See on minu jaoks kuidagi nii võõras ja nii naljakas. Ma tean, et eks linnas peabki koristama ja nii,
ma ju linnakoera küll ei võtaks, sest ma küll tema järel sitta koristada ei taha. See on minu jaoks nagu liiga, mitte et ma sellega hakkama ei saa, muidugi ma saan, ma olen vanureid hooldanud ja kõik puha, aga lihtsalt see loom peaks nagu loom olema oma keskkonnas ja et ma näen lihtsalt, et nii oleks nagu loomale kohasem. Ja see oleks nagu looma austamine ka, et kui ma ei topi talle mingeid riideid selga ega lasen tal ennast rahus kergendada, siis ma ei tea, nagu sa austad looma, ka elaving ikkagi ju. Ma olen ka näinud, kuidas mingid peibed võtavad omal koera käekotist välja ja tal on mingi nahkjope seljas ja igast nalja tehakse tänapäeval. Ma arvan, et see loomal ei ole eriti hea olla nii. Sest kui nii palju videosid vaata, mis on tulnud, kuidas tegelikult loomadel on ka tunded ja nad kogu aeg arvati, et neil on ainult nagu instinktid ja nad teevad ainult seda, mis neil on automaatselt ette antud või sündides kaasa saanud, siis tegelikult nad tunnevad nii palju ja ma ei kujuta ette, mida see väike koer nahktagis seal käekotis tunneb. Inimesed mõtlevad liiga palju enda peale. Ma arvan, et nii loomadega kui ka lastega toimub ärakasutamine. Sest jah, kui loomast saab ikkagi sinu aksessuaar, siis see ei ole küll rebasest saab prae, ma ei tea, koerast saab mingi käekoti kaunistus või see ikka ei ole. No eks jah, ja lastega on täpselt samamoodi. See ongi nagu, inimesed hakkavad nad hakkavad nagu ise elu looma ja kujundama, kui nad heaks arvavad. Ja, nii see on jah. Ei olda arvestatavad teistega, vaid see ollakse nagu enesekesksed ja lastega samamoodi igasugused vaatad telekast, kus on mingisugused võistlused, kus lapsed mukitakse ja meigitakse üles ja kunstpäevitus, kunstripsmed, mingid feikambod, kõik on, siis nad peavad esinema ja seal on isegi mingi trikoovoor ja ma ei tea, mis iganes, et kus lapsed tegelikult näevad välja nagu stripparid. Ma olen näinud neid saateid ja ausalt öeldes on kohutav. Ja siis vaatad, kuidas need emad siis nagu õpetavad neid lapsi, julgustavad seal neid lava peal ja siis need emad on mingi peaaegu 100-kilosed ja täiesti nagu ennast käest lasknud. Ja see näitabki tegelikult seda, kuidas nad tahavad ennast läbi selle lapse väljendada. Et nagu nad oleksid ise seal laval. Ja need lapsed, kes sellistest iluvõistlustest osa võtavad, tegelikult tahaksid õues mängida ja igas muud põnevat teha, aga lihtsalt nende emad on nii sõltuvuses või nende tähelepanu on ainult selles, et ainult võita ja võimalikult palju pannakse raha selle peale. Kuigi tegelikult see on täiesti ajuvabas on nii mõttetu, see ei ole üldse vajalik ju, aga nad teevad seda ja lapsed kasvavad nii. Minu meelest lausa vist on välja uuritud, et tänu nendele iludusvõistlustele, kus lapsed niimoodi poolpaljalt ennast esitlevad, et sealt on ka tulnud, rõhutab ka seda pedofiiliat palju, sellepärast, et nad on niimoodi avalikult lava peal, kus on igasugust rahvast ja see on kurb tegelikult, et lastele ei lasta samamoodi, lapsed on ka nagu mingid aksessuaarid. Jah. Mingisugune konkurents teiste emadega. Konkurents või? Jah. No hoolitakse päris palju teiste arvamustest ja kuidagi tahetakse tunda seda, et minu laps oleks kuidagi teistes parem või. Jaa. Et see ongi selle asemel, et ema nagu tegeleks enda nagu vaimse poolega või tegeleks enda arendamisega. Selle asemel ta sunnib üht väikest last tegema neid asju, mida ta ise tegelikult tahaks, aga ta ei arvesta et äkki laps ei taha neid asju või äkki teda ei huvitagi sellised asjad. Sa lihtsalt pead ja ongi kõik ja sellest on kahju ja, et vanemad nagu läbi laste ennast niimoodi tõestavad. Muud moodi on raske. Ise ei viitsi. Nad ongi jah. Nad tahavad süüa oma kiirtoitu. Ja. Vaadata oma seeblikaid ja unistada.
aga unistustel on ka see, et sa pead tegutsema. Ja, muidu nad jäävadki unistust. Ja kui sa hakkad tegutsema, siis sa pead turvavöö peale panema endale. Mis hakkab kõik nii kiiresti liikuma lihtsalt. Eks see võib-olla on ka see, et tahetakse norme muuta. Näiteks tuua see, et laste iludusvõistlused, et ei oleks seda, et just rõhutada nagu pedofiiliat, nagu sa ütlesid. Mis on nagu ka nii-öelda maailmasel tipus on väga levinud. Selles kirikutes ja nendes kohtades. Just, et inimesi mõjutada, et see on nagu normaalne. Ja inimesed ise muutuvad, nad ei pane seda tähelegi. Jah, see on jah see, et ma saan aru, et kõike nagu peab aktsepteerima ja sa ei tohigi nagu, sa aktsepteeridki kõike, aga kui see nagu on miski, mis teeb kellelegi haiget, siis valu ja sellist asja kellegi pihta, seda ei saa ju ka niimoodi aktsepteerida, et muidugi igaüks saab omad kogemused ja elus ei juhtu mitte miski ilma põhjuseta, aga just see, et see ühiskond ja maailm muutuks ikkagi nagu selles suunas, et jääks järgi ikkagi nagu armastus ja rahu, et praegu valitseb ikkagi põhiliselt sõda ja hirm ja viha, et need kindlasti jäävad mingis mõttes, viha ja kõik hirm, see jääb ikkagi alles, aga need ei tohiks nagu valitseda, et see pool võiks nagu muutuda, et armastus peaks valitsema, mitte hirm. Ja tulevikus võib-olla ongi õpitoad sellised, et kuidas tunda hirmu. Jah, kuidas tunda valu. Kuidas nutta. Päris vahva läks. Sest need on ju kõik energiat tegelikult. Tuleb nendega ümber käia, nendega luua ja igas emotsioonis on väga palju kasulikku. Kõik. Muidugi. Kõigil on oma roll. Ja. Need on meile looduse poolt antud ja seda loodust tulebki austada sellisena nagu on. Ja. Aga ma arvan, et me lihtsalt õpimegi kõike, mida on veel siit vanast maailmast õppida ja teeme need õppetunnid läbi ja siis liigume edasi. Mõned vaja veel neid kannatusi ja destruktiivseid asju. Ja ma tunnen ka, et paljudel on veel see õppetund läbida. Mingisugused negatiivsed asjad, mida nad väldivad, aga nad peavad need läbi käima ja läbi selle nad jõuavad ka nii-öelda pärale selle järgmisele astmele. Just. Jah, negatiivseid asju ei pea kartma. Kõigil on nagu... Ma olen näinud neid imesid, mida valu suudab luua. See on väga vajalik osa elust. Eks see on ka meid ju selleni toonud, kus me praegu oleme. Jah, see on tõsi küll. Kõige hullem on lihtsalt paigal püsimine. Aga kui toimub edasiminek või siis vastupidi, mingi allakäik, siis mõlemad on positiivsed tegelikult. Sest need midagi hakkavad muutma. Ja liikumine on alati parem kui seismine, sest seisev vesi läheb ka lõpuks haisema. Ja ongi, et tegelikult kui sa näiteks hüppad selle põrkava asja peal, ma ei tea, mis selle nimi on, siis et üles saada, sa pead ka ju alguses nii-öelda allapoole minema. Ja. Huvitav paralleel, jah? Ja. Batuut, tahtsin öelda. Batuut, ja. Ja kui on liiga raske nii-öelda inimene, siis see batuut läheb tõesti, seal põhjas läheb katki, aga tavaliselt elu ei anna nii raskeid asju meile. Annab ainult neid asju, mida me suudame kanda. Ja, see on tõsi. Kui nii mõelda, siis tegelikult... Keegi pani mute'i peale endale. Finito. Kadus ära. Ja ma arvan, et me võime siin otsaga kokku tõmmata ka. Päris palju juba jääda. Ja päris palju informatsiooni ja ma arvan, et siit saab kindlasti väga palju uusi mõtteid. Jah, kindlasti inspireerib kedagi. Mind ennastki inspireerib. Jaa, muidugi. Algul ei saanud käima, aga lõpus peaaegu ei saanud pidama. Niimoodi, et elu pidi vahele segama ja kedagi kõnest maha tõmbama. Aitab küll. Jaa. Ma arvan, et jah, me liigume päris tublil kiirusel praegu. Ikka edasi. Jaa.
ja noh, võib-olla see asi, mida ta hakkas jagama, et selleks polnud veel aeg. Mingisugune jutt jäi tal pooleli igal juhul. Järgmise korra äkki. Aga selge, teeme siis praegu finiši või? Jah. Siis ma lähen ka puhkama. Jah, me oleme ära teeninud puhkuse. Just. Aga olgu, teeme siis nii. Nüüd ma kuulen, ma kadusin ära kuskile, ma ei tea kuhu. Huvitav. Mis sa rääkisid vahepeal? Ei, me hakkasime otsi kokku tõmbama juba. Okei. Oli tore. Väga meeldiv oli tõesti. Super. Jah, aga olgu, teeme lõpu siis. No, tšau. Okay. Tšau.